Tänaseks päevaks on käinud juba uue Corolla perekonna 2 liiget kurikuulsate naisluksuri kaamerate eest läbi. Nüüd on aeg käes sedaanile, mis ei tähendaks, et sedaan kuidagi vähem olulisem oleks. Tema nimi on ju alati Corolla olnud. Uuel versioonil on olemas piano Blacki värvi ülemine iluvõre ja Follow Me Home funktsiooniga esituled. Äkkpidurduse mägurguanne ja liiklusmärkide jälgimissüsteem ja 7 turvapatjatil oleks eriti turvaline selles autos. Uus 6-käiguline manuaalkäigukast on tal olemas või Multidrive S käigukast või siis ECVT automaatkäigukast. LED esituled kroomdetailidega ja 18-tolised valuväljad on ka juba sellisel autol täiesti olemas ja sees palju panipaiku ja küllaldaselt jalaruumi. 1,8 liitrine hübriid on energiline ja tundlik ja seda ei pea ka muidugi laadima, ta laeb ennast ise. Disain näeb väga ilus välja ja üks kõige ilusam selle uue Corolla perekonna autodest. Sees on olemas laksuri varustustasemes soojendusega rool, elektriline seisupidur, standardvarustuses on mehaaniline, juhtmevaba telefonilaadija ja 7-tolline värviline DFT universaalnäidik, 6 kõlarit ja ka need külgmised peeglid on kroomitud laksuri varustustasemes ja olemas on LED esituled. Ühe 1,6 liitrine valvemaatik mootor on olemas ja sellel on 97 kilovatti ehk 132 hobujõudu ja keskmine kütusekulu on sellel 5,8 liitrit 100 kilomeetri kohta ja automaadil on ka sama kütusekulu selle sama mootori puhul. 1,8 liitrine hübriid on olemas, sellel on 72 kilovatti ehk 98 hobujõudu ja sellel on 2 liitrit väiksem keskmine kütusekulu. 1,6 liitrise manuaalkäigukasti hind algab 16 690 eurost ja kuna pole enam valikus 1,3 liitrist mootorit, siis on hinnakiri algab siis ka 3000 eurot kallimalt. 1,6 liitrine automaat maksab 20 600 eurot ja seda ei saa standardvarustusele. 1,8 liitrine hybrid maksab 23 400 eurot. Uus Corolla on väga hästi õnnestunud auto. Ajad muutuvad, aga Corollad jäävad. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal.